Issand, ava mu huuled. Et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilmamaa kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu Issanda ja tema võitud mehe vastu. Kiskugem katki nende ahelad ja visakem enestelt ära nende köied. Kes taevas istub, naerab, Issand pilkab neid. Oma vihast ta kõneleb siis nendega ja oma raevust ta teeb neile hirmu. Aga mina olen seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale mäele. Ma annan teada Issanda otsuse. Tema ütles mulle, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Küsi minult ja ma annan paganad su pärandiks ning ilmamaa otsad su omandiks. Sa peksad nad puruks raudkepiga, sa lööd nad katki nagu potist sepad tehtud astjad. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 3. peatükist. Au sulle, Issand. Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle, Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Nikodeemos ütles talle, kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida. Jeesus vastas, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Nii samuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Nikodeemos on üks eriline mees. Ühtpidi on ta korralik variser, kes juhindub senistest arusaamadest, pühakirja õpetusest. Ja teisalt on talle huvitav ja küsimusi tekitav Jeesuse tegevus. Tema käitumine, minna Jeesuse juurde öösel, seda ka kinnitab. Ta ei taha avalikult näidata, et tal on huvi Jeesuse ja tegevuse osas, aga samas oleks nagu hea, et keegi sellest ei saaks teada, et teda keegi ometi koos Jeesusega ei näeks. Vestluses Jeesusega tuleb esile aga üks omadus, mis on omane Nikodeemosele, aga tegelikult kõikidele inimestele. Päris kindlasti ka meile. See omadus saab sageli takistuseks, et taipaksime pühakirja olemust või üldse kiriku õpetust. Aga see avaldub ka igapäeva elus ja mõtlemises laiemalt. Jeesus kõneleb talle ülalt sündimisest ja sellest, mida peaks siis tegema, et taibata Jumala tahet. Selle asemel, et mõtelda kaasa, hakkab Nikodeemos aga põhjendama, miks ta seda teha ei saa või kuidas see ei ole võimalik. Tänapäeval kasutatakse sageli terminit kastist välja mõtlemine. See tähendab seda, et inimene ei mõtleks vaid õpitud raamides ja ei tegutseks senini harjumuspärastel viisidel. Mõneski mõttes võib öelda, et see fragment kahekõnest kutsub meid jätkuvalt mõtestama oma tegevust ja elu otse kui uuest vaatevinklist. Ja seda mitte üks kord, vaid jätkuvalt.
See pandeemia aeg on sundinud meidki siin koguduses mõtestama oma tegevusi ja leidma uusi viise, et koguduse tegevus võiks edeneda. Jeesus kutsub meid täna mõtlema kastist välja ja jätkuvalt küsima, kas ikka taipan seda, mida Jumal meilt ootab. Palvetagem. Jumal, sina oled meie päevade valgus ja anna tööle tõelise rahu. Me täname jõu ja õnnistuse eest meie tänastele ettevõtmistele. Tänu olgu sulle, et võime igal ajal olla sinu käte hõlmas. Ole meile sillaks õhtust hommikusse ja ärata meile öö möödudes uue päeva ja lootuse valgus. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Võta kuulda ka neid palveid, mida me nüüd vaikuses sinu ette toome. Palvetagem üheskoos nõnda, nagu Jeesus Kristus on meid õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem Issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu. Aamen.